No nii. Päev 2. Kilometraaž. Ei teagi. 15, 16. Eile tegime lühikese päeva, sest olime rampväsinud. Aga täna kavatseme olla väga tublid ja käia vähemalt 25 kindlasti. Tahaksin ühte linna jõuda. Sealt saaks äkki pesemas käia ja äkki oma prügi ära visata. Sest kõik prügi, mis me siin kasutame, tuleb kaasa võtta. Kurat, siin läheb vist keerulisemaks natuke. Kuule, siin on vett, aga meil just vett on praegu. Põhimõtteliselt senised esimesed 2 päeva on möödunud otsides vett. Ja nii kui vett leiame, nii puhkame seal, joome isud täis ja täidame ära oma pudelid. Et keskmiselt kuskil 4 liitrit on kogu aeg vett ka kaasas. Ja nii ta läheb. Ma ei saa aru, miks ma hingeldan, see on siin kõige kergem lõik, mis me seni teinud oleme. Aga... Räägid samal ajal seda hingeldama? Võib-olla tõesti, jah. Liisu ka siin. Oi, nüüd ma kukkusin juba alla siit. Ja... Ettevaatust, karu tuleb. Ei, siin karu ei tule. Aga eile nägime lõgismadu raisk. Issand, kui õudne see oli. Istub tee peal, kitsas väike tee mägede keskel. Ära ka ei lähe. Hakkasid siis lähedale minema. Siis hakkas niimoodi häälitsema nagu katki läinud helikopter. Terve aas kõlas. Lõpuks ronisime, turnisime seal üle selle lõgismaa. Ja siis olime katki. Ja siis mõtlesimegi, et kurat aitab küll tänaseks. Sisalikke on palju. Väikseid usse, pruune usse, mingisuguseid. Need pruunid vist ei ole pahad ussid. Aga need lõgismaad on küll väga pahad ussid. Väidetavalt. Ma ei tea veel. Ei taha teada? Ei taha. Ja palju sugust auke on maa sees igal pool. Ma eeldan, et siin elavad siis mingid sorti karakterid. Aga praegu nad välja ei tule, sest nad vist magavad. Või kardavad. Palav on ropult, palav on mingi 27 kuni 35 tuleb siin päeva peal ära. Praegu on kell küll 9 hommikul, nii et väga hull ei ole. Läheb hullemaks. Täna oli ka esimene päev, siis kuidas reaalselt nagu telki panime kokku peale seda, kui me olime sööbinud. Kurat, me oleme täitsa amatöörid. Kell 5 ärkasime, kell 8 saime alles liikuma. Tegelikult tegime süüa ka. Nii et ütleme nii, et arenemisruumi on. Pluss veel see, et me kotid algselt olid 27 kilo ja 20 kilo, nii et see on ikka puhta hullus. Ma ei tea küll, kes iganes seda vaatab, kas mingit feelingut tekitab see tee vaatamine siin. Võib-olla mitte. Oma silm on ikkagi kuningas ja kuule, mine kuu peale vaata, mis tiik seal on. Ma ei tea, kas siit näeb. Ujuda tahaks, jaa. Täna hommik oli ma arvan, aasta üks ilusamaid hetki. See, kui me olime juba jalutanud natuke aega ja me teadsime, et järgmine veekoht on 12 kilomeetrit ja ootamatult ilmus teele väike juga, kus voolas täitsa voolav vesi ja katsid oma rätiku sinna sisse ja panid pähe. No tule taevas appi. Küll see oli mõnus.
kui ma ei jõua enam rääkida, ma hingeldan liiga palju. Tuul ka puhub, siis ei saa midagi aru. Et eks varsti jälle. Tšau.